Tere! Te vaatate koolitaja kolmapäeva jõulusaadet. See on selle saatesarja 6. osa. Mina olen saatejuht Kaidi ning tervitan teid kõiki meie Vanalinna maja stuudios. Täna saates. Külla tuleb humoorikas erikülaline, kellega koos anname teile viimase hetke kingisoovitused. Viime läbi tänavaküsitluse talvises Tallinnas ning teeme kokkuvõtte koolitaja kolmapäeva saate esimesest hooajast. Jõuludeni on jäänud vaid loetud päevad ja olge nüüd need kõik ekraanide ees valmis, kellel on mõned kingid puudu, aga ideed hakkavad otsa saama. Me oleme kutsunud täna stuudiosse ühe armastatud erikülalise, kellega koos aitame need viimased kingid valmis seada. Ja saate teises pooles läheme kaameratega hoopis õue ja uurime, mida tallinlased on viimase aasta jooksul õppinud. Meie tänase jõulusaate erikülaline ei ole inimene. Ta on suur teatrifänn ja ei karda esinemist. Ta pole kunagi õpetanud, aga soovib saada targemaks ja ise õppida. Ta armastab süüa kala ja mett ning tuleb tänasesse saatesse ühe suure murega. Tere tulemast saatesse, Mõmmi Karu! Tere, Mõmmi! Rõõm sind jälle näha. Sa olid juba meil saates külas 3. saates, kui sa tutvustasid meie kooli valdkondi ja avasid ise teatrivaldkonna. Kuidas sul praegu läheb? Kohutavalt! Mul on jõulupaanika. Jõuludeni on nii vähe aega ja kõik kingid on ostmata. Oi vaeseke. Mõmmi, ma tahaksin väga aidata. Mul on üks mõte. Tallinna Rahvaülikoolil on just avatud uue aasta kursused ja nendele saab registreerida ja sinna osta ka kinkekaarte. Ja mis sa arvad, kui sa oma armsatele mõmmidele kingid mõned koolikursused? Geniaalne! Need saab ju kohe kodukalt kätte. Ei pea puu otsa ronima ega jões sumpama. Väga hea, aga äkki siis saame su jõulud ikka ära päästa. Mõmmi, hakkame neid kursuseid siis koos valima. Oot, mul ei jää korraga kõik meelde. Las ma võtan selle videosse. Nii. Valmis. Nii, vaata, Mõmmi. Muusikavaldkonnas algab meil solfeggio kursus. Pole kahtustki. See king sobib minu naabrile, pesukarule. Ta kogu aeg duši all laulab valesti. Selle kursusega saaks õppida Karulaane Jenka nooti lugema. Väga hea. Ja siis psühholoogia ja tervisevaldkonnas on tulemas praktiline teadveloleku lühikursus ehk kuidas olla igapäevaelus rohkem kohal. Tead, mul on sõber Jääkaru, kellel on koon alati ekraanis kinni. Niimoodi. Ja siis ma ei saa taga karu juttu ajada. Ma kingin selle Jääkarule. No hästi, meil läheb siis paremini juba. Mõmmi, vaata, kokanduse valdkonnas algab Liia peolaua lemmikud valge ja punase kalaga. Liial on hea maitse, aga seda kinki oleks vaja mu kolleegile saabastega kassile. Ta ütleb alati, et armastus käib kõhu ja kala kaudu. No väga tore. Mõmmi, looduse ja keskkonna valdkonnas tuleb meil selline kursus nagu aastaring aias. Muidugi minu mõmmi emale. Ta on rohenäpp. Tore oleks vahelduseks metsmustikale proovida neid, mis need on need moodsad? Kultuurmustikad, jah. No hästi. Ja vaata, keeltes on meil algamas mõjus avalik esinemine inglise keeles B2 tasemele. Mõtlesin juba, et ei leiagi pääsuke selle kinki, aga see sobib. Minu sõber pääsuke lendab igal aastal 1000 kilomeetrid ja ta kohtub paljude välismaalastega. Ja need oskused inglise keeles annaks talle võimaluse oma lennulugusid jagada. Wonderful, mõmm! No super, Mõmmi, nüüd oleme juba pooled kingid paika pannud. Vaata, käsitöös algab meil selline töötuba nagu Oshibana. Oshibanda? Oota, nagu mu Hiina vanaonu või? Ei, Mõmmi, Oshibana on lillede pressimise kunst. Muidugi. Kas tead, kes armastab lilli? Minu südamesõber Karupoeg Puh. Ta armastab lilli, sest siis ta saab oma kunstitöö lauale panna ja me saame seda koos imetleda iga päev, nagu oleks sõbrapäev.
Mõmmi, see on kunsti ja disaini valdkond ja siin alustab Hiina dušimaal männipuu, pikaealisus ja elujõud. Ma armastan mände ja ma elan ka männimetsas, aga vot selle kingikski selle Hiina vanaonule. Tema nimi on Yin Yan. Ta muidu närib kogu aeg seda bambust ja oleks tal aeg midagi uut õppida. No muidugi oleks aeg. Ja kultuuri ja ühiskonna valdkonnas alustab Richard Wagner maailmas ja Tallinnas. Ma kingin selle isale. Tema on alati arvanud, et kursused on rohkem naiste pärusmaa, aga Wagneri muusika on nii võimas, et paneb isegi isa karud pöörgama. Väga hea, Mõmmi. Ja siin IT ja digivaldkonnas alustab tehisintellekt ehk AI algajatele. Kuidas alustada ja mida kasutada? Minu sõber, ettevõtja Põder peaks selle kingi saama. Ta ikka veel mõtleb oma peaga põdrasamblale reklaamtekste. Oleks juba aeg seda AI-d hakata kasutama. Jah, see läheb Põdrale. No super, siis mõned kingitused on veel puudu, eks ju. Liikumise ja tantsu valdkonnas algab kursus enesekaitse eakatele 60+. No muidugi Mõmmi vanaemale. Tead, ükskord helistasid talle karupetised ja üritsesid talt karukoode välja õngitseda. Ja ükskord tulid petiskarud ukse taha kuumutatud mett müüma, lurjused. Ma kingingi vanaemale jõuluks turvatunde. Mõmmi, see on nii hea mõte. Ja vaata, kodu- ja perevaldkonnas on tulemas puidu vestmise töötuba lapsele ja vanemale. Las ma mõtlen. Ma tean, perekond Rähnid, perekonnatuttavad. Neil pole kunagi piisavalt puitu. Otsustatud. Okei, väga hea. Ja Mõmmi, teatrivaldkonnas algab kursus näitlemine süvalihastega. Ma olen alati tahtnud saada kuulsaks teatri prima Mõmmiks. Ja pealegi olen mina Liivimaa parim ratsutaja. Edasi Kentugi poisid. See on nii tore, et sa tahad näitlemist õppida, aga Mõmmi, sa ajasid praegu Viimse reliikvia ja Kevade omavahel natuke sassi. Oi, siis peangi kursusele minema. No palun, Mõmmi. Aitäh, Mõmmi, et sa saatesse tulid ja aitasid meil uusi kursuseid tutvustada. Palun ja häid jõule teile ka sinna vahvasse ülikooli. Nägemiseni! Kui Mõmmi isaga koolimaja jõudis, oli tunnid juba alanud. Ei, ma ei kavatse hiljaks jääda. Minust saab näitleja. Kas Mõmmidel süvalihased ka on? Ma ei jõua seda ära oodata. Sellega on Mõmmi jõulud päästetud ning ma loodan, et ka teie head vaatajad panite mõne kingi idee kõrva taha. Kõikide kursustega saate lähemalt tutvuda meie kodulehel kultuur.ee. Nüüd aga läheme saatega edasi ja lausa kaameratega õue, sest ees ootab meie jõulusaate tänavaküsitlus. Kohe suundume tänavale ja hakkame uurima, mida üldse Tallinna inimesed on viimase aasta jooksul õppinud. Ja muidugi ka väljakutse. Selle ma püstitasin iseendale ja mul on ülesandeks leida kas praeguseid või endiseid Tallinna Rahvaülikooli õppijaid. Iga õppija annab mulle 1 punkti, aga punktideks on piparkoogid. Nii et mida edukam ma olen ja rohkem õppijaid leian, seda rohkem ma hiljem süüa saan. Lägi! Me alustame siit Tallinna Rahvaülikooli südalinna maja eest, siis liigume vanalinna maja poole ja lõpetame meie Pelgulinna majas. Tere, kas sina oled varem kuulnud midagi Tallinna Rahvaülikoolist või äkki isegi seal õppimas käinud? Ma olen kuulnud küll, aga ise ei ole käinud õppimas. Käinud ei ole, aga kuulnud olen. Ei tule ette, et oleks. Aga kui sa mõtled nüüd läinud aastale, siis kas on midagi uut, mida sa oled enda jaoks õppinud, kas kuskil kursusel või veebis või hoopis 3. kohas? Lihtsalt elu elades õppinud, et elus õpib ju alati, et ei saa ilma õppimata jääda. Nii ilus elu koolis. Ma ise läksin just ülikooli, nii ma ülikoolis õpin väga palju uusi asju. Olen võtnud ka netist näiteks monteerimis- ja fototöötluskursuse. I learned about AI. Okay. Yeah, now the AI is grow very fast, and then we must learn AI because it's help a lot. It's easier to know everything, anything you want to know. Hea vastus. Hetkel on õpingud natkene käimas.
Olen ise otsustanud natukene õppimise üles võtta enda jaoks. Keeleõpingutes olen mis keelt sa õpid? araabia ja praegu mõtlen portugali keele ka uuesti üles võtta. kas sa araabia keelt juba oskad? أنا بتكلم عربية شوية. وأنا كمان بتكلم عربي. Ma olen Egiptuses elanud väga kaua. Oi, kui tore. Aleksander, hello, aui. Ja olemegi jõudnud Rahvaülikooli vanalinna maja juurde. Peaaegu pool käiku on meil juba tehtud, aga seda õppijat me pole veel leidnud. Nii et vaatame, kellega me nüüd kohtume. What was the new thing that you have learned from this year? About management. I've learned a bit of tennis. Okay, that's lovely. That's good. Sport is good. Tere, kas sina oled varem kuulnud Tallinna Rahvaülikoolist või kas sa praegu õpid Tallinna Rahvaülikoolis? Ja mida sa õpid? Torupilli. Okei, sina oled torupilli õppija. Me oleme leidnud esimese Rahvaülikooli õppija ja siit samast meie kooli lähedalt. Kas sa oled praegu teel oma tundi? Ja ma olen just teel oma tundi. See algab kohe. Nii äge, ma ei hoia sind kaua kinni. Ütle mulle ühe sõnaga, kuidas sul seal läheb? No, ma olen nagu algaja ja kuidas võiks iseloomustada, et tasapisi ja üle kivide ja käänduda, aga kuidagi läheb. Okay. See oli mitme sõnaga, aga ma usun, et sul läheb aina paremini, mida kauem sa õpid. Nii suur rõõm kuulda, et sa oled meie kooli õppija. Kas teie olete varem kuulnud midagi Tallinna Rahvaülikoolist või äkki isegi õppimas käinud seal? Ei ole. Olen kuulnud, jaa. Kas oled õppinud? Ei ole Rahvaülikoolis õppinud, Tartu Ülikoolis õppinud. Selge. Ja teie? Meie oleme abikaasaga Viimsist pärit ja me käime seal loengutel. Mis te seal Viimsis olete õppinud? No meil on eakate see ülikool ja seal on siis meil käinud loenguid pidamas, igasugused poliitikud ja niimoodi. No nii palju me oleme sealt kuulnud ja midagi uut sellist. Väga meeldib. Mida uut sa oled enda jaoks õppinud? Eelmine aasta ma lõpetasin ise magistri Tallinna Ülikoolis. Ja mida sa õppisid? Dokumentaalfilm. Väga põnev teema. Olemegi jõudnud oma tänavaküsitlusega meie sihtpunkti Rahvaülikooli Pelgulinna majja. Ja enne kui lähme stuudiosse tagasi, vaatame, kes siin veel õhtul pimedas ringi liiguvad. Kas sina oled varem kuulnud Tallinna Rahvaülikoolist? Ikka olen. Oi, kui tore. Kas oled ka sattunud meile õppima? Ei ole sattunud õppima, aga mõnikord olen huvi pärast netis vaatanud, mida te pakute. Alati on olnud kaks tunnet. Negatiivne on see, et grupp on täis. Positiivne on see, et grupid lähevad kiiresti täis. See olete optimistlik inimene, nii super. On ju tore mõelda, et inimesed, kes tahavad vanusest sõltumata, saavad õppida ja kui te seda pakute, siis on see ju kahepoolne rõõm. Suur aitäh ja ilusaid pühi sulle. Häid pühi teile. Häid pühi. Nägemist. Ja sellise toreda lõpu saabki meie tänava küsitlus. Järgmine kaader, kohtume Vanalinna stuudios. Nüüd olemegi stuudios tagasi ja leidsime sellelt teekonnalt ühe Rahvaülikooli õppija. Ja seega saan ennast premeerida väljakutse lõpus ühe piparkoogiga. Ühe piparkoogiga jagame 3 vahel. Premeerin ennast, siis ma premeerin ennast. See on nagu üksinda. Ülejäänud lähevad minu headele kolleegidele ja selle saan ma saate lõpus ära süüa. Selline oligi koolitaja kolmapäeva esimene hooaeg. Me salvestasime kokku 6 saadet ja õppisime selle aja jooksul väga palju uut ja üldse, kuidas sellist saadet luua. Iga külaline andis meile palju huvitavat elukestva õppe kohta ja nende väljakutseid ja ülesandeid täites õppisin ma ise väga palju juurde. Ongi aeg hooajale punkt panna. Kohtume juba järgmisel aastal ja siis toome teieni juba uued põnevad külalised ja väljakutsed. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni jaanuaris! Kas ikka salvestab? Jah, hea. Teate, Kaidi ei plaaninud seda teile näidata, aga mina näitan ise. Ma leidsin kaamerast natuke musta materjali ja lõikasin selle oma käppadega kokku. Nii, oota, kohe tuleb. Ma
ma olen seda alati tahtnud teha. ja nüüd on selline lugu, et cut. Nägemiseni ka, on ju. Pendel. Perfect. Yay. Hästi kaunis saar ja meri ja uhke kajakas. Vabandust, ma ütlen uuesti. Majakas. Halloo. Kajakas on hästi veel lahedam. Tahaks midagi hästi tervislikku, siin on kohvid. See pole kõige tervislikum. See pole ka kommid, pole ka tervislik. Kes see on ja mis ta küsib? Ja see on selle saatesarja 3. Okei. Kas sa ei tea, et siin on saate salvestus? Sa ei saa niimoodi sisse tulla. Marja, ma ütlesin su nime ära. Vabandust. Seda ma pole küll varem valesti öelnud. Siis läheb loosiratas käima ja varsti jääb ta ja ei tulnud välja. Ja meie külaline on Eesti Rahva Ülikool. Ma jõudsin peaaegu lõpuni. Ärge liigutage keegi. Viime läbi... Ma ei saa seda öelda. Viime läbi tänavaküsitluse. Ma alustan uuesti. Viime läbi tänavaküsitluse talvises Tallinnas. Viime läbi tänavaküsitluse ning seda vist ei... Kui sa lähed must liiga kaugele, siis inimesed ei märka, mida saab hästi võtta.